Yoho, what's up guys? Oota, see on eestikeelne kanal. Tervist head vaatajad, mina olen Antoni ja ei, tegemist ei ole kokasaatega. Tegemist on Clash Discs unboxing uga. Nimelt Soomest Clashi tehasest saadeti mulle ja minu kahele kamraadile 2 kasti tutvumiseks. Ja tänaseks te juba teate, miks need on meile saadetud. Nimelt, vähemalt järgneval hooajal hakkame meie siis Clashi kettaid loopima. Aga koristame selle jaani ära ja hakkame vaatama, mis nendes kastides sees on. Tundub, et saame uue mütsi pähe panna. Kuidas suurus on? No, käib küll. No nii, kuidas tundub? Päris hea müts. Nii, esimene kast. Hakkame sellest vähe eemale. Millega tegu on siis? Clash Disc, popcorn ja on erinevas plastikus. Hardi, väga ägedad sellised, kuidas ma ütlen, splatterid. Väga mõnus plastik tundub, selline, nagu nimi ütleb, Hardi, ehk siis võib-olla siin Trilogy Hardi moodi. Ja siis on Steady, mis on rohkem siuke kõvem plastik, ütleks nii-öelda drive'is plastik, et gold latitude'i omadest, mis ta võib olla siis 400 äkki Prodigy plastik. Siin kurikuulsa Nicolo Castro stamp ka. Ühesõnaga popcorn on siin erinevas variandis. Üksjagu hunnik Hardit ja paar Steadyt. Nii et saab huvitav olema, kas need siis lähevad puttimisputeriks või ma tean, et seal on ühte putterit on veel, nii et numbrid 3301 võib täitsa olla selline, käes tundub päris hea. Minu masti putter võib olla küll. Nii et popcorni hakkame loopima. Järgmine putter on siis 2301 numbritega butter ehk või Steady ja prototüüp plastikust. See tundub ka selline, jah, ikkagi Hardi. Kihvti välimusega, väga ägedad nimed, väga mõnusad värvid ja no, siukene väga hea tundub käes. Olgu öeldud, et ma tegelikult ei ole veel ühtegi korda ühtegi Clashi ketast visanud. Nii et saab huvitav olema, olen hoidnud seda täpselt niimoodi, et võtan kastist välja, vaatan üle, mis on ja siis võtan ühe vaba rahuliku päeva ja lähen tutvun nende ketastega. Siin tundub, et on midagi, mis võiks olla puhtalt minu käele ja mis võiks eelnevast kotisisust ära asendada kange kestmaa, sellise väga kange keskmaa. Nimelt tegemist on mint kettaga, 4303, üüberkange, nii palju on kuulnud olen ja näinud ka siin videot, kuidas Riho ühel võistlusel seal peaaegu topsi viskas. Siin on siis ka 2 Steadyt ja 1 Hardi, et mõlemad plastikud väga mõnusad käes, jällegi töötlus jälgib nii-öelda neid teravaid ääri ei ole. Võib-olla veidikene on profiililt see Hardi just sellise väikse kurviga siit pealt, et päris nagu siit, kuidas ma ütlen, siit kohe nagu flatilt ei lähe, aga tundub mõnus nii eeskäega kui tagakäega. Ma arvan, et siin on midagi kindlasti minu kotti. Järgnevalt tuleb siit veel keskmaad. Hakkame nendest 2 pihta. Mango. Väga mõnus plastik. 5404. No, aega kange. Ma nüüd tahakski täitsa võrrelda, et mis on selle mango ja minti nagu suurem vahe, et siin on kõik numbrid on ühe võrra suuremad. 5404. No, midagi minu käele, kui üldse. Nii, järgmisena. Berry. No nii, 55-1-1. Ütleme, peaks olema midagi sellist väga sirget, väga konkreetset sirget lendavat. Nõuab minut ilmselt sellist tagasihoidlikku tõmmet, teades, et ma kipun lahjasid kettaid väga üle kangutama, aga ma ütlen, et siin võib midagi selliste tunnelite jaoks olla küll. Sirged visked võib-olla sellist üleminevat, jällegi väga mõnusad.
tunduvad käes. Nii, aga nüüd liigume driverite poole. Cookie 7502. Numbrite poolest peaks olema identne Exploreriga. Käes selline väga mõnus ümara servaga, isegi täitsa natukene harjumatult ümara servaga. Mõlemad Steady plastikust. Jällegi väga ilusad kettad, väga ilus värv, eriti see, mis tegelikult meenutab sellist nagu Goldi ja see meenutab Optot, kui võtta näiteks Latitude'i plastikut nagu võrdluseks, et nendega ma olen kõige rohkem ka kursis olnud viimastel aastatel. Ütleme nii, et nii eeskäe kui tagakäega tundub väga mõnus käes. Jällegi see 7502 numbrite poolest täpselt samamoodi Latitude'i ketastel või Dynamic, mida ennevalt olen visanud. Numbrite poolest võiks nagu olla midagi väga sobivat, aga tihtipeale on ka jäänud natuke lahjaks. Jällegi just viimasel aastal palju õppinud seda, et oskaks ka selliseid kettaid visata, nii et vaatame, kui välja tuleb. Sooda! No, ütleme nii, et päris sooda ma ei ole, aga 75-22 ülimalt lahja ketta moodi numbrid, kujult ka ja kolleegilt olen kuulnud, et pidi olema ka täitsa lahja, nii et eks näis. Esmased kettad, mis siin on, mõni võib-olla ei lähegi kotti, testime igatahes ära, aga selline lahja variant ka Clashil olemas. Nii, vot siin nüüd on midagi hakkab tulema ka minu käele. 2 tükki 9402 numbritega Ginger ehk ingver, mõlemad siis on Steady plastikust ja siin on isegi siis mingi special stamp ja siin siis Nicolo Castro signature line. Ma arvan, et siin on midagi, mis läheb kindlalt kotti. Jällegi väga mõnus käes, kerge sparkle plastikus sees. 9402. Ma arvan, et siit läheb kotti. Nii, järgmisena jälle natukene kiirem ketas. Pepper. Üksjagu kangeid, mis mulle iseenesest sobib, mulle meeldib ja ma arvan, et need 2 võiks ka jällegi olla kindlalt kettad, mis minu nii-öelda viskestiili ja mänguga sobivad. Nii, ja ongi viimased 2 jäänud on Wild Honey. See on isegi tavaline honey. Jep, 12-5-22. See tundub midagi sellist jällegi lahjat driverit, üle minevat flipi ketas. Aga käes tundub mõnus, nii et mine sa tea, uued kettad, uued nii-öelda kettabrändid ja isegi ka vanad kettabrändid on alguses oma esimesed prototüübid lasknud välja numbritega, mis hiljem muudetakse ümber, sellepärast et nad ei vasta ikkagi päris sellele ja tehakse ümber, nii et eks näis, kuidas nad numbrid reaalsusele vastavad, seda saab siis testimise jaoks teada. Ja viimase mudelina siis on Salt ehk Soul 12-5-1-3. No, ütleme nii, et siin võiks olla midagi põhidriveri laadset olemas numbrite järgi. 12-5-1-3 eelnevalt on sarnaste numbritega või sama numbriga ketas kotis olnud, nii et ma usun, et siin on midagi kotti ja ilmselgelt see valge on täpselt selline hea materjal, et ühele sõbrale ka dai tegemiseks anda. Ja ega siit kotipõhjast muud veel leidub kui väike mini ja põhjus oma kotile siis ka velcro külge panna, et Flashdiski selline väike lugu ka peale panna. Nii ta oli siis, sellised kettad saadeti, uus peatükk minu discgolfi karjääris ja ajastus hakkab pihta siit ja hakkame tutvama, mis saab nende ketastega rajal teha. Tänud, et olid meiega, minuga ja näeme järgmises videos.